mees hakkab ajalehte lugema Haapsalus, läheb tuppa, paneb endale ajalehed laua peale, teeb Pepsi pudeli lahti ja pani korgi ka laua peale, läks vist korra toast ära, järsku tuleb tagasi, kõik asjad kadunud. Samal ajal näeb naine unes ja mitte Haapsalus, ma ei tea, kus ta oli. Näeb naine unes, et tema kohtub tulnukatega, suhtleb nendega ja tulnukad hakkavad ära minema ja küsivad, et kas me midagi kaasa ka saaks. Naine vaatab toas ringi, kus nad parasjagu on. Annab siis ühe Pepsi pudeli ja paar ajalehte kaasa. Ja järgmine päev siis naine vaatas uudistest ja siis tema unenägu oli justkui reaalsuseks saanud. On ju. Et kuidas sellist asja seletada? See on uskumatu anomaalia. Uskumatu anomaalia kategooriast. Et seletada on lihtne, et kui sa küsid, mis see on? See on sünkronism. See on erinevate eksistentsi mustrite teatud kokkusattumine, kohakuti sattumine. Et see mees, kellel oli see Pepsi ja ajalehe lugu, eks ole, et ma mäletan seda täpselt nagu eilset, sest me käisime seal koha peal, täpsustasime, seal oli selle korteri uks oli lukus, seal oli ainult väike õhuaken, kust oleks võinud sisse tulla ja välja minna. See juhtus siis kuskil seal 80-ndate lõpus? Jaa, 80-ndate lõpus, selgel päevasel ajal. Mehel oli hästi kuum ilm, mehel oli hästi tugev jänu. Ta võttis selle Pepsi veel niiviisi korgi lahti, pani laua peale, siis mõtles, täielikust mõnust puudub see. Läks vahetas kõrvaltoas riided, siis kuulis niisugust heli nagu kõrgepinge ülelöök oli vanadel kineskoop telekatel, niisugune ere litakas. Ja siis pani dressipüksid ja niisuguse mõnusalt tuli tagasi, et nüüd hakkan lehte lugema, Pepsit jooma, finito, plats oli puhas. Ja nüüd siis selle naise unenäos ja selle loo teeb huvitavaks see, et see naine seal AK-s seda lugu kuulis ja see lugu läks minu käest AK-sse ka niisugune päris huvitaval kokku sattumusel, eks ole, et see ei oleks pruukinud ju AK-sse üldse jõuda niiviisi. Et see paneb kusjuures mõtlema, et kui palju unenägude maailm on sügav ja keerukas ja tihtipeale arusaamatu meie jaoks, et kui palju on selliseid neid sünkronisme, et sinuga unes, ma nägin just eile, et mina võitlesin näiteks krokodilliga, et mida see siis kuskil mujal planeedil reaalselt tähendab, et see unenäolise ja reaalsuse ühtimine on siin kuidagi väga selgelt on ju välja tulnud. Põhja-Ameerika indiaanastel nad nimetasid seda unenäo realismiks, eks ole, et nad väga tõsiselt suhtusid. Meil on niiviisi, et kuna meie unenäod on tihti programmeeritud sellest argi sogast ja tohututest emotsioonidest, eks ole, siis seal see on nagu halvasti sooritatud joonis, eks ole, aga kui unenägusi süstemaatiliselt jälgida ja siis hakkab sealt omapärane muster ja niisugune loogika terendama, et see on teadvuse ja vaimu olemasolu üks nagu väljendusi, eks ole. Kas siit võib, ma arvan, et igal inimesel on elus lugu, kus tal on mingi asi ära kadunud niimoodi, et ta ei tea, kuhu ta selle pani ja justkui täiesti jäljetult kadunud, et siis käivad siin meil tulnukad ja võtavad siit valikuliselt, et anna mulle see purk siin kaasa ja mis see on ja et siis me leidsime selgituse nendele kõikidele kadunud sokkidele. Ja see kadunud soki sündroom on ülemaailmselt muideks teada, eks ole. Et see on päris põnev. Aga nüüd Pepsi kadumine ja ajalehtede kadumine, et küsimus on see, et kas ja milleks see vajalik on, eks ole, siis mulle see oli niiviisi nagu probleem, et kas mõningad lood on mulle adresseeritud, et kas ma nokin, korjan ta üles või mitte, eks ole. Et see küsimus, et kas meid valvatakse või jälgitakse. Ja siis, et kui sa jälgid, et mis niisama jälgid, et jälgimine on põnev siis, kui sa eksperimenteerid, eks ole. Lükkad nagu mingisuguse, et kuidas kosmonaute treeniti, eks ole, et neil 3 päeva oli miinimum toit, vähene jook, kõrbes pidid käima ja siis täheldama kõik asjad,
kõik signaalid, mis olid paradoksaalsed või mis neile nagu silma torkasid, eks ole. Aga kui on meesterahvas, õllemees ja kõik ja niisugune täiselu ja siis näed, kõrbes on niisugune liivast paistab pool õllekorki välja, eks ole, et nagu ei panegi seda tähele, see on loomulik õllemehel, eks ole. Aga niiviisi treeniti, sest et sa pead seda märkama, kui sa Marsi ekspeditsioonil kunagi näed õllekorki või Pepsi korki, siis ütleme niiviisi. Eesti esu.